Meie tehing, mille 30 päeva pärast sooritame aktsiaselts Maalehe aktsiate enamuspaki ülevõtmiseks, täna me räägime juba tõelisest enamuspakist, ligemale 90% aktsiatest. See tehing tegelikult sündis, nagu öeldakse, teise poole initsiatiivilt. Meie firma juhtkonda juurde tulid Maalehe aktsionäride esindajad ja ütlesid, et nad tahaks seda näha, oma lehte näha edasi arenemas ja neil on nüüd valida, millise partneriga edasi minna. Ja minu suurem rõõm täna on öelda, et neid partnerid oli ju sellel heal ja kasumlikul lehel valida. Ja selle nimel, et valiti just Express Grupi, me tegime palju tööd, aga ju me olime ikkagi enda olemuse või senise teekonnaga näidanud, et me oleme vääriline partner, korralik eetiline ülevõtja ja sellised nagu oleme. Eks Maaleht on ainuke väljaanne, mis on sel aastal suutnud üksikmüügi kasvatada Eestis. Ükski teine väljaanne pole seda suutnud. Ja siit ka minu meelest peamine on see, et Maaleht jätkab sellise nagu ta on. Maaleht on leidnud oma lugejad, Maalehe sisuline suunitlus on õige. Seal ei ole vaja midagi muuta. Kus me näeme, et Express Group suudab anda lisamaalehele, on eelkõige äriline pool, reklaamimüük, levitamine, uued trükivõimalused, et seal meil on mida pakkuda Maalehele. Ja usun, et sellest võidavad nii Maalehe lugejad kui ka Maalehe tegijad. Kui see kolleeg Hans Luik ütles äsja, et on 90% ümber juba osalus minemas Express Grupile, siis ma ei näe ühtegi põhjust ega tõsiselt võetavat argumenti, et see number võiks jääda alla 100%. Tegemist on pigem sellega, et mõned aktsionärid ei ole praegusel suvisel ajal Tallinnas, mõni ei ole Eestiski, aga nad on avaldanud soovi ja teatanud, et nad ühinevad samuti selle pakkumisega ja ma pean täiesti reaalseks ja soliidseks, et see pakkumisnumber võrdub 100%. Ja see on stabiilsuse ja usaldusväärsuse märk, nii nagu Maalehes on asju seni aetud ja ma usun, et see stabiilsus, usaldusväärsus ja asjatundlikkus nendes uutes võimalustes, mis praegu Express Grupiga liitumisel tekivad, on asjale kasuks, eriti kui vaadata 2, 3 või 4 aastat ette, sest see on liiga suur firma, liiga suur vastutus ja liiga suured kohustused oma lugejate ees, et mõelda ja elada 1 aasta korraga. Me oleme vaadanud pikemalt ette ja kaugemas perspektiivis see samm on väga põhjendatud ja väga lootustandev. Nüüd Express Grupi lähema tuleviku kohta öeldes, et ka meie kõige lähem uudis saab olema ikkagi Eestimaalt, nimelt 5. juulil siinsamas 1 korrus kõrgemal. Me topeldame oma raamatumüügi pinda Baltikumi niigi juba suuremas raamatukaupluses. Kohale on lubanud tulla ka Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, kes ükskord väga tänuväärselt oma aastapäeva kõnes juba meie raamatuäri ära mainis. Raamatuäriga on seotud ka Maaleht, see ei ole mitte ainult nädalaleht, see on tubli ajakirjade ning raamatute kirjastaja, mille kõigi jaoks on meil olemas oma ideed ja oma jõuvaru, et ka seda Maalehe poolt edasi ajada. Mõned läbirääkimised, mis meil on pooleli, ei ole eestikeelsed. Express Group, nagu sai emissiooni ajal välja lubatud, laieneb ka väljapoole Eestit ja kaugel veel väljapoole Baltimaidki. On ka venekeelseid läbirääkimisi, mille kohta ma võin öelda, et nad ei ole teatavatel põhjustel nii hästi sujunud.